Alternatiivse energeetika lahendused suurepäraselt aitavad vähendada meie sõltuvust traditsioonilisest elektri tootmisest, kus elektri saamiseks on vaja miskit põletada. Alternatiivid aitavad vähendada õhusaastet, mis panustab võitlusesse kliima soojenemise vastu, kuid sellel on üldtuntud probleem. Mis siis, kui päike ei paista ning tuul ei puhu? Taastuvenergiat tuleb aina rohkem peale ja loomulikult Eesti Energia on siin see, kes sellesse väga palju panustab. Me täna juba toodame kohati üle poole oma kogu energiatoodangust taastuvatest allikatest. Kui on päikest paistab ja tuul on, siis seda energiat saab toota ja kui seda ei ole, siis paraku sellel hetkel seda toota ei saa. On täna juba maailmas neid hetki ka päeval, kui tõesti on päikest palju, tuult palju, et seda ei suudeta võrgus ära tarbida. Ja selles vaates läheb taastuvenergia tootmine raisku ja seda ei tahaks lasta juhtuda. See tingibki nüüd väga selge vajaduse täna ja tulevikus, et me suudaks energiat, mis on taastuvatest allikast toodetud, aina rohkem salvestada, et seda siis soovitud ajal kasutada. On siis õhtul, kui päikest ei ole või ka parasjagu, kui tuult ei puhu. Energiasalvestuse peamiseks väljakutseks on salvestite väike mahtuvus. Akudesse on keeruline suurt hulka energiat salvestada, mida võiks jaguda näiteks tervele linna osale või suuremale külale. Levinumad suursalvestid on pumphüdroelektrijaamad. Kui võrgus on ülekülluses energiat, pumpab jaam vett naturaalsest veeallikast kõrgemale veereservuaari. Siis, kui energiat võrgus on puudu ning selle hind on kõrge, laseb jaam vee tagasi alla, kus gravitatsiooni jõul vesi paneb turbiinid käima ning toodab elektrit. Ja ma arvan, et siin on kaks sellist dimensiooni, et kui me räägime kodukasutajatest, siis on ilmselgelt see, et kes täna panevad näiteks kodukasutusele päiksepargid, siis tihtilugu ei suudeta seda kõike energiat sellel ajal ära tarbida, kui päike paistab. Tegelikult ollakse kodus õhtuti rohkem, tegeletakse oma igapäevaste toimingutega ja energiavajadus on tihtilugu õhtuti suurem. Nüüd kodused lahendused, mida me täna ka juba piloteerime, ongi see, et me räägime kodustest sellistest 10 kilovatt-tunnist mahutavusega akudest kuni ka 30 kilovatt-tundi mahutavusega akud. Kui teil kodus on päiksepark, te toodate päikseenergiat, kõike kohe ei jõua ära tarbida, siis te saate seda teha õhtul. Ja me räägime, teine dimensioon on siis võib-olla siis juba sellise suurema mahuliselt salvestused. Ja need tehnoloogiad on täna juba väga palju erinevaid. Nad on tihtilugu täna veel ka väga algusjärgus, on kallid. Ütleme, üks selline võib-olla levinumaid ongi siis hüdropump, et ka sellised hoorata tehnoloogiad, väga erinevaid tehnoloogiaid lainetest kõike moodi proovitakse, sest tegelikult kõik teavad, et see vajadus salvestuse järgi kasvab. Nii kodutarbimises, ütleme siis väiketarbimises, kui ka siis täiesti tööstuslikus mastaabis. Eesti Energial on teenus, mis pakub energiasalvestust väiketarbijatele. Töö põhimõte on väga lihtne. Päeval, kui on valgust, toodavad päiksepaneelid energiat, mis liigub edasi inverterisse. Kui parasjagu tarbimist ei ole, siis suunab inverter energia liitiumioonakudesse. Õhtul, kui tarbimine on suurem kui tootmine, võtab inverter energia akust ning suunab seda majapidamise elektrikilpi, kust seda tarbitakse ära. Juhul, kui päeval aku on täis ning jätkuvalt energia tootmine on suurem kui tarbimine, liigub energia läbi arvesti üldisesse elektrivõrku, teenides omanikule raha. Täna meie soovitame ka kõikidele klientidele, olenevalt siis, kas ta on eraklient, kes tahab kodusesse majapidamisse, kas katusele või maapinnale päikeseparki või siis ka suuremat juba tööstushoonest, kus need päikesepargid on suuremad. Seda, et need parke ei tohiks väga palju üledimensioneerida. Need pargid peaksid olema nii suured, et seesama kas siis eratarbija või siis tööstusettevõte suudab selle kogu toodetud energia ära tarbida. Ja nüüd hakkab jälle see salvestus rolli mängima. Kui salvestust vahel ei ole, et müüd selle energia pärast võrku ja sinu nii keskkonna jalajälg kui siis ka finantsiline kasu on väiksem. Kõige kasulikum on siis ära tarbida. Taastuvenergia ei ole lihtsalt kliimasõbralik energia tootmine, vaid see on tehnoloogiline samm efektiivseks energia tarbimiseks. Peale investeeringuid on energia oma tootmise hind nullilähedane ning salvestus võimaldab seda odavat energiat tarbida ka tootmisvälisel ajal. Taastuvenergia tootmisel on veel väga palju muid kasulikke faktoreid. Kui päikesepark püsti panna, näiteks koos salvestusega, ja kui sa nüüd selle kõik ise ära tarbid, siis ta on sinu maa-alal või katusel. Ja ta on otse sinu elektri tarbimisega ühendatud ja sa ei pea maksma võrgutasusid. Ja see on väga suur osa, kus siis see rahaline võit ka tuleb. Aku, mis on ühendatud võrku läbi targa arvesti, on rohkem kui lihtsalt hunnik patareisi. Ka nende koduste salvestuslahendustega on võimalik tulevikus ka raha teenida.
ehk siis sa annad oma aku nii-enda turu paindlikkuse teenuste hüvanguks kasutusse ja kui turul tekib siis vajadus, et kasutada erinevaid akulahendusi või akus olevat energiat, siis sa nii-öelda meie võtame sinu akust energia ära, pärast paneme tagasi läbi võrgu ja sinul on võimalik siis selle eest raha teenida ja hoiame tänu sellele siis tervikvõrku tasakaalus. Kui üldises võrgus on üks aku, mis võimaldab toita energiaga naabermaja lühikeseks perioodiks, on tore, kuid suures plaanist on sellest väga vähe. Samas, kui aastate pärast on võrku ühendatud tuhandeid samalaadseid akusi, on vaba energia hulk juba muljetavaldav. Roheline mõtteviis on omaette väärtus, mis ka ärimaastikul on kasumlik. Kui mul on võrreldav pakkumine siit või sealt, mida iganes ma parasjagu siis ostan või teenusena kasutan, üks on rohelisem, teine ei ole, siis ma võtan selle, kes on rohelisem. Mida vähem üks ettevõte CO2 nii-öelda siis keskkonda toodab oma tegevusega või tegevusetusega, seda sõltub erinevad ärist, siis seda nii-öelda rohkem hakkab see rolli mängima oma tehingute tegemise põhiäris. Ja see on väga kasvav trend. Loomulikult on seda täna rohkem Skandinaavias ja siit on meile nii-öelda rohkem nagu peale liigub Euroopas erinevates piirkondades äärmiselt oluline. Ja kui me tahame siit tegelikult Eestist teha äri ju ekspordiks väga erinevate riikidega, siis seal seda vaadatakse aina rohkem. Nii et üks on see, et nüüd puhas finantsiline kulu, et kas ma nüüd hoian kuludest nii palju või nagu kokku. Jah, see on tehtav, see on võimalik. Teine pool on sellest, et palju ma põhiäris saan sellega nii-öelda oma tulusid kasvatada, et ma olen keskkonnasõbralik. Kui suur on see tasuvus? Selleks, et sellele küsimusele vastata, on vaja teada mitut asja. Kui suur on teie maja katuse pindala ning milline on selle kaldenurk? Mitu paneeli on mõistlik panna ja mis silmakaare suunas neid paigaldatakse. Enne ostmist on alati mõistlik konsulteerida spetsialistiga. See sõltub väga palju nüüd päiksepargi suurusest ja täpselt sellest, kui palju seda siis ära tarbitakse ja palju siis salvestada vaja on. Ehk siis kui suurt akut või kui suure mahutusega akut on vaja. Et öelda, et kõigil on tasuvus X, on väga raske. Paljusid inimesi hirmutab ära esmane investeeringu suurus. Eesti Energial on palju erinevaid lahendusi selleks, et julgustada kõiki, kes on valmis tegema oma väikse rohelise pöörde. Et meie kaudu on võimalik ka tegelikult osta taastuvenergia tootmist teenusena. Samamoodi me hakkame pakkuma ka akut teenusena. Ehk siis, et kasutada seda nii-öelda täislahendusena ja ei pea kohe suurt raha investeeringuna välja käima, ka päiksepargi puhul ei ole see vajalik. Rohelise energia mõtteviis ei ole lihtsalt olla kliimasõbralik, vaid on loomulik järgmine arengusamm. Nii nagu kunagi aurumasinast läksime üle sisepõlemismootorile, liigume nüüd elektrifitseerimise poole. See muudab elamise mugavamaks ja soodsamaks, ettevõtluse tulusamaks ja efektiivsemaks ning need inimesed, kes on sellest aru saanud, on juba mitu sammu teistest ees.